see metas on nagu pesukest, nii vett täis. Turbasammal on kummaline taim. Samblavarred kasvavad tihedalt üksteise kõrval. Ühel ruutmeetril võib neid olla isegi 50 000. Mis sellepärast ongi sammal nii märg või? Kui sa vaataksid mikroskoobiga samblalehte, siis sa näeksid, et seal on väikesed tühjad rakud. Need on veetünnid. Ja kui vihma sajab, kogub turbasammal sinna vett. Vaatame! Kus sa selle said? Nigula on üks paremini uuritud rabasid maailmas. Siin on jälgitud soostumist ja soo arengut, jõhvika bioloogiat ja elustiku muutusi. Nigula raba asub Eesti-Läti piirile väga lähedal. Kahe riigi vaheline koostöö siin sai alguse sellest, kui meie riigid olid iseseisvuse taastanud, siis sooviti teha tugev riigipiir ja kaevata kahe riigi vahele läbi rabade kraav, suur ja sügav kraav, et oleks tõsine piir olemas. Ja sellest saigi alguse Nigula looduskaitseala administratsiooni ja tollase Põhja-Vitsemäe biosfäärikaitseala administratsiooni vaheline selline piiriülene märgalade kaitsele keskendunud koostöö. Nii tekkis esimene piiriülene Ramsari märgalade kompleks Põhja-Euroopas. 2 kaitseala Nigula ja Sookuninga asuvad Eestis. 1 Põhjasood, aga Lätis. Aga siin Nigula rabas me võime näha, et 50 aastaga on siin tunduvalt rohkem mände hakanud kasvama. See on paljude Eesti soode viga, sest servaalad on kuivendatud, kaovad avatumad ja märjemad elupaigad. Nigula järv on olnud kunagi oluliselt suurem. Raba on tekkinud selle kinnikasvamisel. Siin on üle 370 lauka. Muda älveste tõttu on suuremal osal rabast võimatu liikuda.